Millised olid asjaolud, mis viisid Nolan Xavier Wellsi vette sattumiseni? Viimati nägime teda videotes, tal ei olnud särki seljas. Keegi nägi midagi, keegi teab midagi. Miks on Nolan Wells surnud? See küsimus on õhus rippunud alates 4. juunist, sellest ajast, kui 18-aastane ülikooli jalgpallur Nolan Wells kadus eraldatud saarelt ja leiti mõni päev hiljem oludes, mis siiani ei klapi kokku. Nolan Wellsi sõltumatu lahkamise tulemused on nüüd käes ja siin on, mida nad leidsid. Ma hakkan seda kõike koos teiega lahti seletama koos eksperdiga, kes saab meile öelda, mida see kõik tegelikult tähendab. Tere tulemast saatesse Sidebar, mida esitab Law & Crime. Mina olen Jesse Weber. Nii et vaadake, me kõik oleme selles juhtumis vastuseid oodanud. Perekond on selles juhtumis vastuseid oodanud. Oodanud midagi, ükskõik mida, mis võiks meile öelda, mis tegelikult juhtus Nolan Wellsiga sellel saare. Tema perekond on kannatlikult oodanud. Avalikkus on jälginud. Ja täna lõpuks me saime midagi teada. Sõltumatu lahangu tulemused on käes. Pea meeles, et perekond tellis sõltumatu lahangu läbiviimise. Tundub, et uurimise suhtes on teatud usaldamatus osariigi kohtuarsti poolt. Me teame, et neid esindab advokaat Ben Crump. Ja Ben Crump astus täna hommikul mikrofoni juurde, et rääkida meile, mida nad leidsid. Nüüd lühidalt, palju on juhtunud, eks? Palju on toimunud, aga kõige tähtsam on anda teile siin ülevaade. Nolan Wellsi elu austati sel nädalal. Toimus suur mälestusteenistus. Seal oli 100 inimesi. Vaimulik. Al Sharpton pidas leinejutluse, Tyler Perry kattis kulud ja enne kui teenistus lõppes, tegi Sharpton midagi, mis köitis kõigi tähelepanu. $50,000 suurune preemia teabe eest, mis viib süüdimõistmiseni Nolan Wellsi juhtumis. Perry lisas sellele kohe sama summa juurde. Nüüd on see $100,000. See on kogu summa sellele, kes teab midagi, mis võiks viia võimaliku süüdimõistmiseni selles asjas. Eeldades muide hetkel, et kuritegu pandi toime. FBI on sekkunud. Nad uurivad selle juhtumiga seotud ähvardusi. See näitab, kui pingeliseks olukord on läinud. Ja kõik see toimub võimalusega, et asi võib jõuda suuržürii ette. Vaata, nii palju kui me teame, ütles Ben Crump pärast kohtumist prokuröriga, et prokurör andis mõista, et pärast šerifi büroo uurimist võivad nad selle juhtumi esitada suuržüriile. Ajakava pole veel teada, aga see on võimalus, kuni ootame ametlikke lahkamistulemusi, eks? Sest ma tahan olla selge. See, millest ma kohe räägin, on sõltumatu lahkamise esialgsed tulemused, mitte osariigi kohtuarsti lahang. Me oleme jälginud iga arengut selles juhtumis. Ja täna Ben Crump tegi selle suure avalduse, seistes NAACP konverentsil poodiumil koos esialgsete tulemustega. Me teame, et Nolan Wellsi keha viidi Washingtoni DC-sse. Jällegi, perekond tellis selle. Nemad tellisid selle. Ja need on tulemused, mis annavad meile esimese sõltumatu ülevaate toimunust. Enne kui me nende tulemusteni jõudsime, selgitas Ben Crump, miks see võitlus läbipaistvuse eest üldse olemas on. Ma tahan tänada kõiki teid, kes olete helistanud kõnekeskusesse. Ma tahan tänada vaimulikku Al Sharptonit. Ma tahan tänada härra Tyler Perryt. Ma tahan tänada härra Terry Owensit $125,000 suuruse preemia väljapanemise eest. Kõigile neile, kellel on infot, et me saaksime teada tõde selle kohta, mis juhtus. Ma mõtlen igasugused videod ja me oleme saanud nii palju videoid, president Johnson, sellest päevast noortelt inimestelt ja me tahame, et neil oleks julgust nende piltidega välja tulla. Mida te kuulsite? Ma tean, et inimesed ütlesid, et seal oli palju segadust. Mõned usuvad, et see puudutas Nolana. Kõik need asjad on olulised, et jõuda tõeni selle kohta, mis juhtus. Ja seepärast tänan ma teid kõiki siin olemise eest, sest see uudis on sama oluline kui ükskõik milline muu uudis Ameerika Ühendriikides. Välja selgitada, miks Nolan Wells suri. Lapse kaotamine. See murrab tõesti su südame. See on valu, mida ei saa mõõta. Eriti keegi nagu Nolan, kes tõi kõigile nii palju rõõmu, valgust ja elu. Selliseid tõeliselt siiraid inimesi nagu tema ei leia tihti. Nii noorelt, sellistes tingimustes, selle valguse kaotamine on olnud tõeliselt raske. Just sellepärast olemegi selle tee valinud. Avalikkuses on nii palju inimesi, kes esitavad kõiki neid küsimusi.
aga ainus küsimus, mis meil on see, mis juhtus meie pojaga. see on ainus küsimus. ja seetõttu loodame, et meie kohalikud võimud teevad seda, mida nad peavad tegema. kuna meil on esialgsed lahangu tulemused olemas ja me ei kuule neilt midagi, see on südantlõhestav ja teeb murelikuks, mis taaskord on põhjus, miks me siin oleme, miks me oleme seda abi palunud. Nüüd on perel olemas nende sõltumatu lahangu tulemused ja siin on see, mida see kohtuarst, see patoloog leidis. Esmane aruanne, teine lahang, Nolan Xavier Wellsi surm. Surma põhjus määramata. Uurimine käib. Surma 5. Määramata. Uurimine käib. Pea tagaossas pehmetes kudedes punaka värvusega koldeala. Kukla piirkonnas. Ta ütles, et etioloogia on praegu teadmata. Ta ütles, et surnukeha saadi pärast esmast lahkamist. Ta ütles, et surnukehal oli märgatav lagunemine. Nii et mida sa kuuled? Põhjus määramata, viis määramata, see punakas värvimuutus kuklal. Aga siin läheb asi huvitavaks. Ben Crumpi sõnul väitis ta, et United Cajun Navy leidis Nolani täielikult riietatuna näoga allapoole. Kuigi Crump tõi välja, et viimasel pildil, mida me oleme näinud Nolanist ujumispükstes koos oma sõpradega, mis on igal pool ringlemas, ei ole ta täielikult riideseks. Tal ei ole särki seljas. Ja sul on see viimane video temast või võimalik, et temast. See hiljuti avalikuks tulnud TMZ salvestis, mis on tehtud 4. juulil kell 14.23, mis näitavat meest, kes vastab Nolanile sarnanevale kirjeldusele paadil, seljas samad sinised ujumispüksid, mis tal olid seljas sellel kuulsal fotol. Jällegi, kui see on tema, siis ilma särgita. See tuli aga alles nüüd välja. Seega United Cajun Navy postitas X-i ja ütles, Advocaat Crump, me ei öelnud, et Nolan oli leidmisel täielikult riides. Tal olid seljas ainult ujumispüksid. Palun, ärge moonutage meie sõnu. Nüüd on siin veel üks küsimus. Püüda mõista, millises seisundis Nolani keha oli. Okei, ma tahan sellest aru saada. Ma tahan proovida mõista, mida see kõik tähendab. Ma kutsun siia ühe meie lemmikutest selles valdkonnas. See on Dr. Nate Rutherford, Richlandi maakonna koroner. Väga hea teid näha, doktor. Ma teadsin, et te vaatasite seda otseülekandes. Me vaatasime seda otseülekandes. Ma tean, et te tegite palju märkmeid, kui me püüdsime sellest aru saada. Siin on palju erinevaid valdkondi, kuhu süveneda. Ma arvan, et ma alustan lihtsalt selle sõltumatu lahkamise peamisest järeldusest ja te räägite mulle, kui piiratud on sõltumatud lahkamised. Aga fakt, et selgus, et surma põhjus ja viis on uurimise ootel määratlemata. Kas see üllatab teid? Või mida see tähendab? Mida me selle all mõtleme? Mida me sellest järeldame? Arvestades selle juhtumi asjaolusid, olen äärmiselt pettunud, et algusest peale ei tehtud sõltumatut lahkamist. Jah, osariigil on kohustus lahkamine läbi viia, aga isegi maakonna koroner ütles, et tema ei taha sellega mingit pistmist olla, ta saadab selle osariigi kohtuarsti büroosse. Nii et kui nad kavatsesid seda teha, siis oleksid nad pidanud sellele perele algusest peale andma võimaluse lasta teha sõltumatu lahang, sest sellest sõltumatust lahkamisest on asju puudu. Emana ja kogukonna liikmena ei tundu see mulle õige. As a tax, kui te oleksite kavatsenud mõnda kehaosa tagasi hoida, ma tunnen, et sõltumatu ekspert oleks pidanud seda algusest peale teadma. Ja aruanne nende leidude kohta oleks pidanud talle saadetama. Jah, on tavaks hoida osa kehast alles, kui neid kavatsetakse veel uurida. Aga miks? Mida oli seal, mida te pidite uurima? Ja miks te pole sellest perega rääkinud? Läbipaistvus avaliku ametnikuna, eriti kohtuarstina, kellel toodatakse sõltumatu lahkamise läbiviimist väljaspool politsei uurimist. Ma tunnen, et kohtuarst ja Emmi kontor ei ole selle perega olnud läbipaistvad ega ausad ning see teeb mulle väga muret. Miks te jätsite kaelalihased endale? Miks te varjate midagi? Mul mängida? Las ma panen selle käima, lasen praegu selle pressikonverentsi lõigu ette. Ismail! Sisemised kaelastruktuurid puudusid, ei saadud koos kehaga.
hingetoru ja kõrikõhred, kiltkeeleluu ja keeleluu ei olnud kehaga kaasas. Seetõttu see patoloog ei saa välistada kaelavigastust kui kaasaitavat tegurit, kaasaitajat või surma põhjust. Rutherford, miks need tükid eemaldati ja kas neid testitakse? Sa teed väga hea tähelepaneku, miks sellest ei teatatud doktor Mitchellile, eks? Inimesele, kes viib läbi seda sõltumatut lahkamist. Aga miks need kehaosad tavaliselt eemaldatakse? Või ma ei tea, kas on tavaline neid eemaldada ja mis eesmärgil? jah, see ongi tavaline, et need eemaldatakse. Iga kord, kui lahkamine tehakse, eemaldame need sisemised struktuurid, et saaksime neid põhjalikumalt uurida, mitte ainult visuaalsest seisukohast, vaid ka mikroskoopilisest seisukohast. Nüüd, kui me vaatame kaelalihaseid, siis vaatame neid, mida nimetatakse rihmalihasteks. Et teile natuke aimu anda, siis need on teie rihmalihased, eks? Aga just siin asub teie söögitoru, hingetoru ja keeleluu. Nad mainisid spetsiaalselt, et keeleluu ei olnud kehaga kaasas, kui sõltumatu ekspert selle kätte sai. See on minu jaoks oluline punkt, sest see tähendab, et nad kontrollivad, kas rihmalihastes oli verejooksu. See tähendab kägistamise märke. Petehiaalne verejooks on väga oluline, aga samuti verejooks nendesse lihastesse. Keeleluu. Selle luu uurimine, pehmete kudede eemaldamine sellelt, et kontrollida traumamärke, näiteks selle luu murdu, on ülioluline. Kui kaaluda võimalikku kägistamist või seda, et kedagi kägistati, kaelapiirkonda löömine, nüri jõuga tekitatud trauma. Teine asi, mis minu jaoks selle puhul oluline on see, et nad ei suutnud kindlaks teha, kas koljusisene verejooks toimus või mitte, mis on taas probleemne, sest kolju tagaosas oli värvimuutus. Nad märkisid selle üles, nad mõõtsid seda. Ja ma tahtsin selle kohta sinult küsida. Miks seda ei avalikustatud? Ja kui selle all ei olnud luumurdu? Hästi, aga miks seda siis ei öeldud? See perekond peaks teadma rohkem, kui nad praegu teavad. Isegi kui me saame selliseid juhtumeid ja meil on küsimusi, räägime me ikkagi peredele sellest vähesest, mida me teame ja ütleme neile, et hei, asjad võivad muutuda, aga praegu on meil selline info. Nii. Selle kohta on palju küsimusi. Esiteks see, et mul on kahju seda öelda, aga need Nolani kehaosad on puudu. Kas see tähendab, et ei saa isegi kindlaks teha, kas tegemist oli juhusliku uppumisega? Täpselt nii, sest ma pean teadma, millal nad selle keha esimesel läbivaatusel vastu võtsid. Kas hingamisteedes oli vett? Kas seal oli prahti? Mis oli tema mao sisu? Kas seal oli tabletid? Kas seal oli alkoholi? Kas seal oli toitu? See annab mulle ajajoone, millal Nolan võis viimati süüa. Mida ta jõi? Ma uurin tema mao sisu. Kuidas tema keha leiti? Kas ta leiti tegelikult veekogust, tõesti vee seest või oli ta lihtsalt kaldal? Kõik need asjad on eriti olulised, kui tegeleda veesurmaga. Kui esimene kohtuarst, eks ole, eemaldas need kehaosad, kas see viitab sellele, et neil võib olla mingi järeldus, kui osariigi kohtuarsti raport koos toksikoloogiliste tulemustega avaldatakse, et neil võib olla mingi järeldus? Kas mängus oli võõras käsi? Kas selles piirkonnas oli trauma? Kas oli uppumine? See, et nad need osad eemaldasid, viitab sellele, et neil võib olla vastus. Nad saatsid kõik muu. Nii et ilmselgelt hoidsid nad need Nolani kehaosad alles, et neid edasi uurida. Miks? Ja kui sa ei kavatsenud kogu keha saata, miks? Ja sa pead seda ütlema mitte ainult eksperdile, vaid ka perekonnale. Sa pead seda ütlema ka advokaadile, sest see on oluline teave. See doktor, Roger Mitchell, ei saa teha täielikust sõltumatut ekspertiisi, kui tal puuduvad kehaosad. Kas sa tegid täieliku luustiku rentgenuuringu, et teada saada, kas need luud olid katki või mitte? Ma tõesti arvan, et suurim viga siin on see, et nad ei lubanud sellel perekonnal teha sõltumatu lahangu, teades selle juhtumi asjaolusid. Aga tead, inimesed vaatavad seda ja ütlevad, kas nad varjavad midagi. Nad annavad surnukeha üle ilma. Kas see on õiglane järeldus? Või on see nagu, jälle, ma tahan olla selles osas ettevaatlik ja öelda, kas see on midagi, mida sa oled varem näinud, kas see on tavaline, kas see on otsustusviga, kas see on eksimus, kas see on lohakas töö või on siin midagi, mis ei ole. Tead, siin on läbipaistvuse puudus. Mina arvan nii. Nende vastuseid kuulata tema keha seisundi kohta
ja seda, mida nad uskusid, et Nolaniga võis juhtuda, ilma et nad oleksid isegi tema keha uurimiseni jõudnud, on murettekitav. Kuidas saab eeldada, et kuritegu ei olnud? Kuidas saab arvata, et see oli õnnetuslik uppumine, kui lahkamine pole veel lõpetatudki? See oleks olnud selle juhtumi puhul esimene viga, millele tähelepanu juhtida, mitte ainult. Vaadates seda lapsevanema seisukohast. Aga ka kohtuarstina ma kohtun meie õiguskaitseorganitega ja ütlen neile, palun ärge avaldage sellist teavet enne, kui olete minuga rääkinud. Sest ma ei taha, et perekond arvaks, et me varjame nende eest midagi. Ma tahan, et nad teaksid. Ja Nolan väärib seda, et tema surmalugu räägitaks. Ükskõik kui karm või kui leebe see ka poleks. Ta väärib, et tema surmatõde räägitaks täpselt. See punakas värvimuutus Nolani pea tagaosas, selles koepiirkonnas. Ma usun, et seda nimetatakse fokaalseks. Sina tead seda paremini kui mina. Fokaal. Seda nimetatakse fokaalseks. Nimetasid seda fokaalseks värvimuutuseks, mis tähendab, et see ei olnud hajus värvimuutus, see ei katnud suurt ala, see oli väga konkreetne selles piirkonnas. Nii konkreetne, et nad said seda mõõta ja kindlaks teha, et see ei levinud mujale. Ma arvan, et see on väga oluline, sest see võib olla löögikoht. Kas see võis olla esimesest läbivaatusest, sellest, kuidas keha asetati? Või kas see võis olla, sest mäletate, kui keha lõpuks uuriti, eks? Ma arvan, et see oli 10. juulil. Nad ütlevad, et keha uuriti, kui ma ei eksi, ma arvan, et mul on õigus. Aga kas see võis olla nii, et keegi lõi Nolanit, temaga juhtus midagi ja see jälg oleks ikka veel seal? Lihtsalt oletades või arvad sa, et see võis olla midagi, mis juhtus pärast tema surma? Ma arvan, et see oli tõenäoliselt enne, eriti kuna kirjeldati värvimuutust. Ja jällegi, lahanguaruannet loeb keegi, kes ei ole meditsiinitöötaja, millega ma samuti üldse ei nõustu, sest see ajab asja segasemaks. Ta oleks tõesti pidanud kaasama doktori, Michelli või assistendi, kellegi, kellel on meditsiiniline väljaõpe ja teadmised, et seda lahanguaruannet lugeda. Aga ma kaldun kõrvale. Värvimuutusest, millest nad rääkisid, tahan lihtsalt veenduda, et tsiteerin neid õigesti. Ja seda, mida nad ütlesid, et see oli 12x8 tolli suurune punane värvimuutus, mis kattis kuklaluu. Ma arvan, et see on oluline, sest see näitab lööki tagantpoolt. Pole tähtis, kas see põhjustas koljusisese verejooksu või mitte, me teame, sellega ei kaasanud koljuluu murdu. Nii et see temaga juhtus, me teame, et see oli surmaeelne vigastus, see juhtus enne tema surma, sest pärast surma sinikaid tegelikult ei teki. Me kontrollime nende sinikate olemasolu. Me tegelikult patoloog lõikab nendesse sinikatesse ja nad otsivad teatud asju. Nüüd jälle, see keha leiti hiljem, see leiti välialalt, kuid me ei tea, kas see keha oli seal kogu aeg olnud või kas keegi tõi selle tagasi ja jättis sinna. Nad ütlevad, et tal olid kõik riided seljas, aga kõigil piltidel pole tal särki seljas. Nii palju küsimusi on siin. Sellest arvad. Aga kuidas on selle keha märgatava lagunemisega? Jällegi, väga märkimisväärne. See on nii oluline, sest ma tahan teada, millised lagunemismuutused olid. Kas ta oli paistes, kas ta oli veest läbi imbunud? Nad ütlevad, et ta ei olnud veest läbi imbunud. Aga jällegi, kui sind leitakse näoli veekogu lähedalt, märjad asjad lagunevad kiiremini. Ma ei suuda ette kujutada, et kaldajoon oleks lihtsalt kuiv. Seal on vesi. Seal on niiskus. Kas tema nägu on siis terve? Kas tema peal olid putukad? Oleks pidanud olema mingisugune uurimine, isegi kohtuentomoloogi poolt, et öelda, kas siin oli putukate aktiivsust. Putukaid saab vaadata, et aidata kindlaks teha surmaaega. Ma lihtsalt tunnen, et siin on nii palju puudu. Ja ma arvan, et kõige suurem viga, Jesse, tõsiselt, on see, et sellele perele oleks pidanud andma võimaluse oma lahang teha lasta enne, kui keegi teine keha puudutas. Ma tahan täna hommikul veel midagi Ben Crampilt mängida. Vaatame seda. See patoloog ei saa välistada, kas mingid muud mittejuhuslikud tegurid aitasid kaasa või põhjustasid Nolan Wellsi surma. Said aru? Ta ütleb, et lähtudes surnukeha uurimisest, ta ei saa välistada kuritegelikku sekkumist. See on märkimisväärne. Olukorras, kus järgmised küsimused on endiselt lahtised. Esiteks, millised olid asjaolud, mis viisid Nolan Xavier Wellsi vette sattumiseni?
Teiseks, mis asendis oli keha, kui see leiti? Kolmandaks, kas hingamisteedes oli vett? Pea meeles, ta rääkis kopsudest ja hingamisteedest. Kas need täitusid veega? Neljandaks, kas on mingeid tõendeid kaela eesmiste struktuuride vigastuste kohta? Me saime lahkamise tulemused ilma tema kaelata. Teise lahkamise ajal saime surnu keha ilma tema kaelata. Viiendaks, kas on mingeid tõendeid koljusisese verejooksu kohta? Ta ütles, et see saab olema väga oluline. Asju, mida ta lahangul ei saanud täheldada, kuid mida esialgne kohtuarst oleks saanud täheldada. 6. punkt oli, milline oli mao sisu koostis. Ta ütleb, et see on oluline, sest küsimus on selles, millal ta leiti. Kui kaua ta oli vees olnud? Kui kaua oli möödunud tema viimasest einest? Kõik need asjad muutuvad oluliseks, kui püüad teha põhjalikku ja erapooletut lahkamist. Ja number 7. Mis olid toksikoloogilise aruande tulemused? Ta ütles, et parim klassifikatsioon Nolan Xavier Wellsi surma põhjuse ja viisi kohta on määratlemata, kuni uurimine kestab. Nii et nad ei saa välistada kuritegelikku sekkumist. Kuidas reageerivad nüüd osariigi uurijad sellele? Ma kujutan ette, et nad ootavad endiselt oma lahangu toksikoloogilisi tulemusi, aga kas nad reageerivad sellele? Kuidas nad sellele reageerivad? Millal me saame ametliku lahangu osariigi kohtuarsti büroolt? Mis seal edasi saab? Ma mõtlen, mind tõesti huvitab õiguskaitseorganite reaktsioon sellele. Ma arvan, et nende võimalus on reageerida. Ma arvan, et see on ainus õige asi, mida teha. See, et nad on otsustanud mitte reageerida, see, et nad on otsustanud mitte olla läbipaistvad ja mitte jagada teavet, ei ole mitte ainult kohustuse täitmata jätmine, vaid see on avaliku usalduse reetmine. Avalikkus usaldab sind, et sa selgitaksid, kuidas inimesed surid. Ükskõik, mis see tõdega poleks. Ja kui neil on midagi, peavad nad rääkima perega. Nad ei pea selle kohta pressikonverentsi andma, nad ei pea sellest kellegagi peale selle pere rääkima. Ja rääkige perele. Kuulge, ma tahan seda teiega jagada, aga mul on vaja, et te seda enne ei jagaks, kui kõik aruanded on käes. See on väga lihtne palve. See ema ja isa tahavad teada, mis nende pojaga juhtus. See on kõige vähem, mida nad teha saavad. Vastata ja öelda. Sellepärast me ütlemegi seda. Kuritahtlik tegevus. Nii oleme me selle järelduseni jõudnud. Ja mind huvitab, kui tõesti on erinevus selle meditsiinilise läbivaatuse ja siin oleva vahel, ma mõtlen, see tekitab juba palju küsimusi. See pressikonverents tekitab palju küsimusi. Toksikoloogilised leiud. Kui palju see aitab lünki täita? Ma ei tea, kas see aitab. Kui seal midagi ei ole, siis see ei aita surma põhjuse selgitamisel. Aga mis siis, kui seal midagi on? See on üliõpilassportlane. See on keegi, kes oli uhke oma sportlike võimete üle ja hoidis end tervena, et jalgpalli mängida. See oli tema jaoks esimene armastus. Sa kuuled, kuidas tema isa räägib nii kirglikult oma poja jalgpallikarjäärist ja sellest, mida ta üritas saavutada. Ma ei suuda ette kujutada, et see poiss lihtsalt niisama siin uimasteid tarvitaks ja jooks. Ja kui keegi nägi teda neid asju tegemas, siis astugu välja, ütle midagi, sest me teame vanematena, et meie lapsed ei räägi meile kõigest, mida nad teevad. Ta on üliõpilane. Võib-olla ta teebki aeg-ajalt midagi, aga keegi peab midagi ütlema. Keegi ütlebki. Ja vaata. Ma arvan, et isegi tead, nagu me rääkisime sellest videost, kus võib-olla Nolan, see on üks osa puslest, eks? Tuleb rohkem videoid, pannakse ajajoon paika. Mõttel, et seal oli nii palju inimesi, on jumet. Ja sa ei tea veel, kes kellega rääkis ja millised need intervjuud olid, aga jällegi võib arvata, et kellelgi võib olla rohkem infot, sest praegu selle sõltumatu lahkamise põhjal ja me näeme, mis saab ametliku lahkamisega, see saab ainult nii palju öelda. Nii et Dr. Nita Rutherford, aitäh, et tulite. Ma tõesti hindan seda. Suur aitäh!
Ja see ongi kõik, mis meil praegu siin saates Sidebar on. Suur tänu kõigile, et meiega liitusite. Ja nagu alati, palun tellige meid YouTube'is, Apple Podcastides, Spotify's või kus iganes te oma podcast'e kuulete. Samuti võite meid vaadata NBC Peacockis. Kui soovite mind jälgida, siis X'is või Instagramis minu News Nationi saadet Jesse Weber Live esmaspäevast reedeni kell 23.00 idaaja järgi. Kohtumiseni järgmine kord kõigile!